Jou, mõtlesin, et teeks ka video, et mida ma näiteks söön. Et ma näiteks ei viitsi kõigist videot teha, siis ma teen ainult ühest toidukorrast näiteks. Ja pigem mitte sellepärast, et mida ägedaid asju ma söön, siis pigem võib-olla sellepärast, et näidata, kui jaburaks võivad minna maitsemeeled, kui sa oled nagu dieedil. Nagu su kehakasv on nagu ütleme suht madal niimoodi, et siis nagu see pidev siuke tegelikult ikkagi nälg, mis mind iseenesest ei häiri. Et lihtsalt kuidagi mingis hetkes dieedil sa tunned, et sa tahad süüa siukse asju, mida tegelikult nagu, kui sa dieedil ei ole, siis nagu väga vist nagu ei tahaks, kuidagi nagu imelik. Ühesõnaga pikk jutt siit jutt. Ühesõnaga mul on siin kala, valge kala, siin on tursk tilaapiat, kuna mul siin üks hakkas otsa saama, teine tuli juurde teha, siis et mõlemad ära raisata. See, mis siin on mingi 180-200 grammi. Ja siis panin siia fritüüriaparaati. Nüüd ma tegin ka fritüüris, õhkfritüüris, see on see, mis ilma õlita tehakse, kes tahab hästi mugavalt süüa teha ja head süüa ilma pannideta, et sa ei peaks vaatama mingisugust pliitsoeneks, et plannsoeneks, et segama peaks midagi, siis oska endale ka see õhkfritüür. Ja siis sisse ma panin pataat, kartul, selle ma viskan siia umbes 20 minutiks ahju, et läbi küpseks. Ja kui see on tehtud, siis vaatame edasi, kuidas ma selle enda organismi manustan. Ja siis etteruttavalt siis võib öelda, et ma kasutan ka siukest asja. Ja et video ilusam oleks, siis loomulikult söögilauas lilled, mis kaunistavad toidulauda, toitu ja kindlasti loovad romantika meeleolu ja nii edasi. Et ühesõnaga ma ikkagi ootan seda pataati nüüd, mis küpseb seal. Ja siis vaikselt sööma hakata, mida ma veel söön, siis praegu ma söön 5 korda päevas, pluss peale trenni siis mingi hüdroiso. Tavaliselt ma söön 6 korda päevas, aga kuna mul on kehakaal juba 96,6 oli, mul on 595 peale enne võistlusi, igaks juhuks, et kui ma jätan täpselt 96, siis ma kaalun ennast hommikul peale ärkamist kohe ilma söömata WC-s käidud. Et siis kui ma pean kaaluma võistluspäeval kell 3 päeval, mis kell hakkab registreerimine, siis kuidas ma seda kaal hoian, et okei, et ma ei joo vett, aga süüa natuke tahaks ja lõpuks ei tea ka, et milline kaal seal on, et kas see kaal näitab samad kaalu, kui näitab võib-olla natukene rohkem kui minu kaal, siis ongi nagu natukene persses nagu. Et ühesõnaga, et igaks juhuks viia kehakaal 95 peale, siis lihtsalt siis ma olen teinud 5 toidukorda, et kuna see nagu lõpuks nagu töötab paremini mul, mis paremini, võib-olla jõuaks 6 toidukorraga, tähendaks portsjoni ja nii edasi, aga ühesõnaga nii on see kujunenud. Ja siis põhiline toidukord mul ongi lihtsalt valge kala, riis, pataat, kartul, kanafilee, et munavalged, et ühesõnaga ka siuke lean food, et minu toitumine on samamoodi on täiesti paigas, iga päev on täpselt sama söök, samal kellal, samad tooted, kuigi mul ei ole, iga toidukord ei ole täpselt samasugune, siis selles mõttes nagu asi vaheldub. Miks? Sellepärast, et täpselt olla niimoodi kindel, et ma söön täpselt sama asju, sama palju, mul vaja praegu selle nädala eesmärk on viia kehakaal 96 kiloni täpselt. Et ma olekski see maksimaalne kontroll, et ma ei peaks hakkama niimoodi, et üks päev tõusis rohkem, teine päev sain teisi makrosid seal või hoopis mingit kiutäine rohkem, mis takistasid või mingite asjade imendamist või just vastupidi soodustasid. Et võib-olla kuskil teises kohas oli natuke rasva rohkem või natuke hoopis rasva vähem, et kõik siuksed asjad nagu, et olla selles kindel, siis viimased nädalad mul on ikkagi hästi paigas, et saaks ennast kontrollida lihtsalt. Ja muu nagu ei olegi, et mis ma olen pannud oma mingisuguse toidupilte vahest Instagramis kõik videod, et issand kui õudne, issand kui imelikult sa maitsestad neid, siis minul 2 maitseainet ongi praegu, vaadake.
kaks maitseainet, mis ongi põhiliselt on mul kaneel ja stevia magusaine vedela kujul, siis neid ma raputan igale poole ikka päris jõhkralt, ma ei tea, minu arust neist toidu minu jaoks maitsevamuks. täna näiteks isegi tegelikult munavalgeid on vähem täpselt nii ja naa, et ma ei tea, mulle see munavalge nagu iseenesest maitsepoolest ei meeldi. noh, ma söön ta ära, aga samas siis ma täna ostsin näiteks seeni, seened on kah ilma põhimõtteliselt ilma toitaineid, et natuke see proteiin on. ma segasin näiteks, praadisin seened ära, siis valasin munavalge sisse ja siis tegin siukse munavalge seene siukse pläusti. tundus kah täitsa okei. et ega muud ei olegi, kui et rutiin. ajame vaikselt kehakaalu alla, vaatame, milline vorm tuleb, kas piisab vormist. ma usun, et vormi ta asi ei jää, et ma arvan ise, et vorm tuleb suht hea. et noh, eks siis seal hakkab mängima juba see, et kellel on keskosad paremad, kellel kõhulihased paremad, kellel lihase kinnitus parem. ma usun, et enam-vähem võib-olla on mul asjad juba nagu proportsiooni saanud, et noh, et vaatasin ka siin neid NPC ja IFBB neid võistlusi klassikalises, siis see tase on ikka täiesti äärmusest. Neid võistlusi on päris palju, mõnes kohas vaatad absoluutne kategooria võite. Teil ei ole mingit vormi, teil ei ole mingit raami, teises kohas vaatad, et okei, kui ma sinna satuksin, siis ma poleks seal midagi teha, sellepärast et seal on mingid sihukesed kehad ja siuksed suht massiivsed. aga see on jälle see lavapilt, et kui võib-olla vaatad, et lava peal oo, et vaatab pilli pealt, et noh, suht väike mees tundub. kuigi noh, siin on see hea asi, et sa saad nagu eeldada, et seal on kaalupiirang nii suur, et nad ei saa olla nii jõhkralt suured. aga koha peal võivad nad näha välja oluliselt suuremad või just vastupidi. ja selles mõttes saab põnev olema. eks eesmärk on lihtsalt, loodame, et viimaseks ei jää ja noh, hakata mõtlema siis väga palju nagu hetkel nagu paremini ükskõik teha, et noh, võib-olla jah, et saaks võib-olla tõsta, oleks nagu julgemalt teinud, et langetad kaalu veel aegsemalt võib-olla, et kalaritega rohkem, et noh, et see kehakaal oleks võib-olla suti kõrgem. et noh, aga ikka tahaks ju pigem turvaliselt võib-olla noh, ütleme nii, et vindi keeramisega on see, et võid keerata jumala hea vindi peale, aga kui sa üle keerad, siis on persses nagu. et vaatame. aga varsti peaks taot põnnist saama ja siis suristame ja siis vaatame, mis me veel teeme, mitte sellepärast, et nüüd räägida, et nii peab, aga võib-olla mõnel tekib sihuke huvi, et noh, et võib-olla mida ma söön või kuidas mina söön või tiiritan. muidugi võib alati küsida siia, kommenteerige, küsige küsimusi, ma võin neist videosid teha ja vastata. ja siis muidugi see asi ka, et kui energia suht madal, siis mõte läheb suht kiiresti lappama nagu, et aga sellest tundest nagu rääkides mul on nagu meeles nagu, et eelmine aasta oli isegi see natukene kuidagi, kuigi ma sõin eelmine aasta rohkem, kehakaal võis mul olla suurem. eelmine aasta sel ajal, ütleme nii, võis mul olla kehakaal 5-6 kilo isegi suurem. et aga nagu ma ei tunneta seda nagu, et noh, mul ei ole seda mingit tohutut draamat, et appi enne, et kõht on tühi, ma tahaks tohutult süüa. võib-olla sellest ka, et ma tean, mida ma tahan, ise näen, et ma saan teha see aasta noh, vormi poolest, lihasmassi poolest kindlasti võib-olla mitte, aga võib-olla. et enda maksimumi anda, siis see nagu motiveerib, et isegi kui ma enda jaoks söön nagu jube vähe, siis ma arvan, et ma võiks süüa ka poole vähem, kui ma teaks, et see kannaks minu eesmärki. et kui te hakkate valmistuma, siis veenge oma aju kõigepealt, siis muu tuleb palju lihtsamini järgi nagu. Nendel dieeti ja kõiki treeninguid on palju lihtsam nagu kannatada, et kui te lähete nagu, et ma ei tea, kas ma ikka tahan, kas ma ikka lähen. siis te failite või te teete lihtsalt mingisuguse pasavormi. aga jällegi, vorm on jälle see, et mõnele sihuke pasavorm tundub väga hea vorm, aga mõnele jälle mitte. sööme ära, täna on trennivaba. eile jalapäev, viimasel ajal võib-olla viimased nädalad siis üritan nii teha, et rohkem kulutada võib-olla siis, et 3 trenni, 1 vaba, 3 trenni, 1 vaba. tavaliselt ma teen nagu võib-olla siis 2 trenni, 1 vaba või siis umbes siukses stiilis nagu. et hommikune kaarde on mul ka sees, mingisugust ohutut ei ole, see on lihtsalt see, et tõused üles, lähed jalutad värske õhk. vitamiinid kehas laiali ja võib-olla see on siuke rohkem eesmärk, et noh, eks see kindlasti kulutab ka sellest, kui sa oled juba nii tühi.
kalagas on nii madalas, et põletusrežiimil, kui sa natukene annad kaardiga kaasa, siis see kohe annab muidugi kindlasti efekti. Kui on kõht täis ja kaloritega ülekaal, siis kas see kaard midagi väga suurt efekti annaks niimoodi vaevalt. Aga targemat siin nagu ükski rääkides, see on nagu tohutu rutiin nagu ikkagi elad selles oma rutiinis sees, sinu jaoks on see kõik loomulik. Võib-olla siis toidulisanditest natuke. Mul mingi väga palju ei ole, mingi C-vitamiini on lihtsalt, et hoiab siukse, annab energiat natuke, D-vitamiin kindlasti. Aga toidulisanditest on glutamiin, mida ma näiteks hommikul lihtsalt enne trenni panen sisse ja siis enne kardiot tõusen üles, mingisugune liiter vett umbes, glutamiini ja siis ma kuskil veema segan Coca-Colaga kokku pooleks, tõmbab mul kuidagi veed kohe liikuma, nagu kaoks kuradi magamise paistetus ja kõik ära. Ja teine, mis ma peale trenni kindlasti söön, on hüdroisoniga, et hästi puhas proteiinipulber jälle. Et kui ikkagi oled ikka dieedi proteiinivajadus on natuke suurem, et mitte lihas kaotada. Ja siis kui selle sisse tõmbad, siis ma kujutan ette, et see annab sukst taastamiseks nagu päris olulist materjali. Ja kuna ta on hüdroiso, siis siin ei ole, see on juba hüdrolüüsitud, see tähendab seda, et nii kui ma söön, ma rääksin ühe toitumisspetsialistiga ka, kes on koolis käinud ja kes ta toitumis, mis iganes, väga siuke amet oli. Ja siis, et need, kui ka tarbida, siis juba siit hakkab juba alla 4 hakkab juba kõik need aminappid ja asjad nagu imenduma, et ei pea minema kuskile makku, siis sealt hakkab alles imenduma ja kui kõht on täis, siis võib-olla tõesti kuseta oma proteiinid välja, aga kui olete dieedil ja energiapuuduses, siis kõik see toimib natuke hoopis teistmoodi ja on täiesti vajalik. Et kui ma off-seasonil olen ja mul on toitu piisavalt, siis ma näiteks siukse asju ma ei kasuta. Ma tunnen näiteks vajadust, aga samas kui dieedil olen, siis tunnen kohe reaalselt, et mul annab selle toetama parema tunde. Nii, nüüd on bataat vist valmis. Ma panin selle kala vahepeal jahtus maha, panin mikrolaineahju. Kala ja siis bataat. Et küsite palju bataati on, see on jälle siuke, mis ma vastan, et see on täiesti mõttetu küsimus, et see info näib minu jaoks nagu tähtis, aga kuna ma pean siin nüüd jälle kuttima enda kaloreid, siis me igaks juhuks oleme viinud praegu selle toiduga ära bataadid 220 peale, muidu on ta on rohkem olnud. Nii et vahest piisabki nagu, et kui on asi kõik on nii paigas, nagu, et kui tunnete, et kaloreid on paigas, kaal ei lange, teil on vaja kaalu sisse saada, isegi kui vorm on ja vaata, minul on nagu see, et ma pean sinna kaalu saama, siin isegi ei ole muud varianti. Siis piisab vahest, võtate 30 grammi bataati vähemaks, kui ta iga päev võtta, võtke üle päeva ja lihtsalt kaal langeb nagu, selleks ei pea midagi muud tegema, kui teil on asi paigas. Ja siis võtangi selle mis on saumikseri, kunagi ma ostsin ühe, siin ma pean olema nõus Erik Oruga, kes oma seda shakerit reklaamis, et kui te ostate, teete oma pähklivõisid asju või midagi, siis oska asi, mis võib-olla maksab rohkem, aga ta ei lähe katki. Näiteks kui ma eelmise kord ostsin, siis ma hakkasin kartulit laskma lihtsalt kartulit, tavalist kartulit ja lihtsalt mu saumikseri mootor kärsas läbi, see on täiesti haige nagu. Ühesõnaga läks mingi, see on juba eelmine aasta, Philipsi oma. Ostsin ikkagi, lugesin kirjad energi, mis võib olla kõige võimsam, siis lihtsalt selle ostsin ja see mul vastu pidanud ja nüüd pole muud kui, et väike sulatud, aga lihtsalt. Ühesõnaga lasen selle asi mulle maitsvam tunduks. Siis võtangi seda Steviat. On ka teisi magustajaid, aga kuna väidetavalt see Stevia ei kõiguta veresuhkrut, võite jälle vastu vaielda oma artiklit mulle visata, aga kui mul on valida, kas mingisugune väike kahtlus, et võib-olla see tõesti toimib või ei toimi, siis ma loomulikult valin vahetult enne võistluse asja, mis nagu oleks 100% turvaline.
või turvalisem, võib-olla ta muudab, aga seda paneme ka siia ikka, noh, ikka jao pärast nagu. Ja juurde kaneeli korralikult. Nii, et ikka oleks kah, nagu ütles, tootsed tuleb panna rosina sees sisse rosinaid. Nii, et on, võtsin oma otsaga teise aja taba nagu. Nii, see on läbi mikserdatud. Et ainus miinus on see, et neil mikseritel saaksid sesked ka selle kuidagi kätte. Tiidis on nii palju, et mida aega, päevad ja nädalad edasi, seda rohkem lükkan asju sisse endale, mis nagu, või just skipin asju, mis natukene kuskil siin-seal võivad mingid vett kinni hoida, mis mul siin nahal tilbendab, et kas või see sama asi, et ma viin jalast kas või juba vett sellega välja, et ma lõpetan oma hommikusse kardio, jalatrenni piisavalt vara, et lihas taastuks, relaksiks või oleks põletikke, mis hoiaks lihases vett. Ja erinevad toidulisandid muidugi, mis kah veel hakkavad immuunsüsteem on täitsa perses. Et kuna nii vähe on jäänud, siis tuleb sihukesest asjadest kõik, kas või toidud asjad, mida sa arvad või ei arva, aga mis nagu hoiavad vett kinni, et näha seda reaalset vormi, nagu, et kui palju on vaja veel pigistada. Sest kui ma lähen sihukese loogikaga, et ma söön mingid puuvilju või magusaid asju, kus on natuke suhkruvat sees, tekitab see väikse paistetuse, isegi kui see on hästi minimaalne, siis kui ma tahan olla 100% puhas, siis ma tahan näha puhast pilti, kas ma pean põletama või siis see on vesi, aga kui ma olen juba võistluspäev, siis ma hakkan laskma vett välja nii-öelda, kuivatama ennast veel nahaluse ära, siis vaatan, oi kurat, näed, ei olnudki vesi, hoopis keharass oli, aga mis ma nüüd teen siis nagu, et selles mõttes nagu, miks on hästi puhas toitumine ka oluline ja kõik sellised asjad, et sa näeks seda välimust võimalikult vara. Loomulikult suhkurid asjad nagu paljudel nagu ei mõjuta seda võib-olla välimust, aga kuna ma tean, et minu keha on sellele suht tundlik ja seda ma olen lõiganud näppu nii palju vahetult enne võistlus, et ma lihtsalt mõtlen, mul on hea vorm, ma laen näiteks ka natuke suhkurdega enda võistlusi ja ma lihtsalt olen nagu veeplahvatuslaval, nagu, et ma tunnen, et ma tõusen hommikul üles, mul on nägu natuke paistes, mul on siin kuskil mingit kiude näha ei ole nagu, et milleks mulle see nagu, et siuke puusalt tulistamine, ma tahan teada, mis mu keha on, milline mu keha välja näeb ja kuidas ma tegema pean. Nii et ühesõnaga, see on valmis selle, ma viskan kraanikaussi puhtaks pesema ja siis on siukene löga mul siin nagu nii-öelda valmis. Et kui pilti teha, siis jääb mulje, et tegemist on pähklivõiga, tegelikult on siis bataadi ja siis selle kalade segu. Aga et asja nagu veel veidramaks ja maitsvamaks minu jaoks teha, siis kasutan sellist asja nagu ekstra vaarikamaitseline kissell, mis on vist ainus, millel uskuda neid süsikaid või kalareid, mida ma olen ka nüüd proovinud, et siin tõesti vist ongi ainult niimoodi nii vähe kui pakil peal kirjas. Sest kui kuskilt midagi tuleb liiga palju juurde, siis ma tavaliselt näen hommikul kohe kaalus ja pildis selle ära, et midagi on mul valesti. See toimib praegu hästi. Ja kui te siin ostate maitsete, et jule, nii kehv on ja olge dieedil, olge näljas, olge täiesti energias. No, et teil on mingi üks rutiine toit kogu aeg hommikust õhtuni ja siis, kui te võtate seda kisselli ja valate siia kohe mõnuga niimoodi, et näete, kohe niimoodi, kohe nagu jao pärast nagu kurat see jääb tilk sisse, okei, vahet ei ole, valame kõik ära. Pole hullu, mul on kapis veel 2 pakki. Et ühesõnaga head isu, kui küsimusi on, võite küsida, piirtage see samma kommentaari. Delikatess. Ühesõnaga, see on meil sukene üks toidukard, mis võibolla siis tundub veider. Öeldakse ka, mul üks toidukard on, kus mul on kana ja pruun riis. Kana ma lasen tavaliselt, vaatate mu eelmise aasta võistlusvideosid, siis ma lasen ise hakklihaks, panen riisi kokku ja siis ma panen samamoodi sinna
ohjeldamatult stiiviat ja siis kaneeli segan segamini, siis on ka mul üks Kalagraafi šokolaadikaste, mida saab ka toidulisandeid.ee, siis ka seda valan üles, ma keeran kokku ja siis on hästi tugev magus elamus, seepärast, et ikkagi kui sa oled näljas, siis kui sa saad selle maitse elamuse vähemalt, see kompenseerib nagu ülipalju, et kui ma peaksin sööma lihtsalt nagu ilma maitsetud seda kana ja riisi, siis tunduks hoopis kurvem ja raskem. Et ühesõnaga, et katsume see lõpuni teha, kuigi ma nagu ei oota seda lõppu, sellepärast siis kaob motivatsioon ära ja siis ma ei viitsiks elu sees mingisugust kuradi kana ja kapsast süüa.